No nii, habekordaja. Tere, tere, tere. 32. video on ju või? Jaa, 32. video. Mis on polaarsus? 4. loodusseaduse põhialus. Et need erinevad nii-öelda, ma räägin loodusseadusega, tegelikult on loodusseadus. Üks konkreetne seadus, millel on seaduspärasused, mis on avastatavad. Et see on nagu oluline aru saada. Nüüd on veits parem valgus, jah. Nii, suur aitäh kõikidele toetuse ja abi eest ja siinkohal pean tunnistama iseenda inimlikkust, ja ka kaastunnet teiste suhtes, et see, et mina nii-öelda olen distsiplineeritud ja litin välja 1 video päevas, see tegelikult võtab minust väga palju ja kõik mu aiatööd ja majaehitus, kõik on pooleli. See on, et kuhu suunad tähelepanu, sinna läheb energia, on ju. Kui sa teed ühte asja, see üks asi kasvab kiiresti. Kui sa teed 2 asja, siis nad kasvavad aeglaselt. Ja kuna kõikidel inimestel ei ole ka aega iga päev Facebooki tulla või YouTube'i tulla või Rumble'isse tulla, et vaadata neid videosid, et siis ma nii teie kui iseenda pärast ma pean võtma, ma ei tea, kas üle 2 või 3 päeva tagant video välja panema. Sest mu koduehitus täiega kannatab. See võtab reaalselt 3 tundi mu päevast ära. Ja siis see üleminek teisele on nii nagu suht närve sööv, et ma vahepeal eile ma ei suutnud mitte midagi teha. Lihtsalt et ma olen ka ikkagi inimene, et ma pean võtma nagu veits seda intensiivsust maha. Et ma mingi hetk, ilmselt peale seda videot tuleb nüüd päevane või 2 paus, kuni tuleb järgmine video. Ja seda tahtsin ka öelda, aga nii siis, et tänane siis polaarsus, 4. loodusseaduse põhialus. Ja oled sa märkanud loodusseadustes mustreid seaduspärasuste vahel, sarnasusi, mustreid, mis neid ühenduvad mentaalses konstruktsioonis, mõttelisuses, tundmustes, tunnetes. Et mentaalsus ütleb, et kõik on mentaalne konstruktsioon, ehk siis kõik on teadvus. Ja omavahelises suhtluses, väike arkaana, erinevad detailid on omavahelistes suhtlustes, erinevad organid, organismid, süsteemid, ideoloogiad, kõik on omavahelises suhtluses, kõik on mentaalne, on ju. Nad on vibratsioonilises tantsus polaarsuste vahel, on ju. Neis on kõigis siuke voolav muster. Vibratsioonilises tantsus pooluste vahel. Et me elame selles mõttes duaalses maailmas, seni kuni mõistame sügavamalt tervikut. Et kõik on üks ja üks on kõik, tervik, teadvus. Aga sellel on duaalne natuur, duaalne harmoonia, polaarsused, rütm, on ju. Et me elame duaalses maailmas seni, kuni mõistame sügavamalt tervikut. Ehk siis ajupooled esindavad polaarsust, on ju. Nais- ja meesenergiad esindavad polaarsust. Öö ja päev, päike ja kuu, need on polaarsed vastandid meie nii-öelda 24-tunnises hetkes, kuid nad on kooskõlalises tantsus, on ju. Et näiteks siis 4. loodusseaduse üks seaduspärasus on polaarsus. See tähendab, et kõik on tegelikult üks ja sama. Erineb ainult mingil määral. Ta erineb
kraadides, on ju. Kuum vesi on sarnane külma veega, sest vesi on vesi. Vesi on vesi. Ainult, et ta on oma kraadides erinev. Et ühel pool on kas soe energia esindatud või siis teisel pool ei ole soe energia esindatud. Vesi on vesi. Ta on kas külm või ta on soe. On ju? Või tähendab kuum. Ja samuti vesi erinevas vibratsioonis, nagu nii hästi on loodusseadus näha, vesi erinevas vibratsioonilises olekus saab olla tahke ehk jää. Vibratsioon on teine, on ju. Osakesed liiguvad aeglasemalt. Tahke silmale ja puutega nii-öelda kogedes. Kõrgemas vibratsioonilises olekus on veeaur, vapsee. Palju kõrgem, tihedama sagedusega energiavibratsioonis. Kui siis nii-öelda tavaline naturaalne vesi on ju. Samas ka magevesi ja soolane vesi on ju. Soe vesi ja kuum vesi. Et siis mees ja naine on ju tegelikult inimene. Inimene on inimene, aga polaarselt on mees ja naine. Ja sama on inimese sees, mehe sees. Minu sees on nii naisenergia kui meesenergia. Naise sees on nii meesenergia kui naisenergia. On ju. Pluss ja miinus, magneetiline, elektriline, poolused, polaarsused. Igasugusel mentaalsel, vibratsioonilisel suhtlusel on oma olemuses pluss ja miinus, prootonid ja neutronid, negatiivne laeng ja positiivne laeng. On ju tegelikult hästi lihtne, et kõik on duaalne, kõigel on poolused ja kõigel on oma vastandpaar. Vastandid on olemuselt identsed, kuid erinevad määral, nad erinevad kraadides. Äärmused selles mõttes kohtuvad ja paradoksid on lepitatavad. Et polaarsuse printsiip ütleb meile, et kõigil on duaalne natuur ehk olemus. Polaarsus on kõigel, mis siin maailmas eksisteerib. Kõigel on poolused, kõigel on vastandpaariline. Peegeldus ehk polaarne korrespondents, suhtlus polaarsuste vahel. Jällegi, näed mustrit, on ju. Printsiipides, põhialustes on sarnasused oma mõistetes ja need asjad ei ole seda juhuslikult, on ju. Korrespondents, kas vastavus või kooskõla, esindab polaarsust. Kas sõda või rahu. Suhtlus, korrespondents, on ju. Tuus. Need on nii nagu teadvust avaldavad minu enda jaoks, kui ühel hetkel nagu sellest niimoodi sügavamalt aru saad. Ja. Kõik paradoksid saavad nii-öelda kooskõlastuda, leppida oma vahel mingitel tasanditel. Et mingisugustel reaalsuse või reaalsuste domeenidel kõik, mis võib tunduda vastuoluline, saab siiski kooskõlastuda. Teadmiseid on vaja, et kooskõla tekitada, on ju, et harmoonia luua. Et ühtse valdkonna tasandil on kõik teadvus. Kogu see teadvus, mentaalsus, ühtne valdkond. Mateeria on vaimne ja vaimsus on mateeria. Kõik on üks ja seesama, ühe mündi erinevad pooled lihtsalt. Münt on üks, pooled on erinevad, poolused, polaarsused. Nii et ühtse valdkonna tasandil on kõik teadvus, puhas teadvus ehk mentaalsus. Ühtne valdkond on siis universum oma mentaalsuses ehk oma teadvuses. Aga siiski siin nii-öelda sellel tasandil, kus meie oleme inimestena, meie reaalsuskogemuses on teadvusel erinevusi. Me oleme inimestega erinevatel teadvustasanditel, teadvusastmetel. Ja me peame sellest nii-öelda aru saama tegelikult.
et siis ei saagi väga kuri olla teiste peale, kui sa jõuad sellisesse sügavamasse teadvustamisse, teadlikkusse, kõrgemasse teadvusesse nii-öelda. Et siin meie tajude reaalsuse domeenis toimuvad asjad, millest me peame aru saama. Me peame mõistma, et siin astmel on asju, mida me peame muutma, et korda luua, sest sellest on abi, sest see tegelikult loeb ja see on tegelikult vajalik ja see on ka tegelikult tähtis. Teatud asjadel on tähtsus, mis siis, et paljud nii-öelda uue ajastu religioossed gurud, ideed, inimesed, mõtted reaalselt ajavad paska ja et asjad ei ole tähtsad ja midagi ei ole võimalik teada ja chilli rahulikult, küll kõik loksub paika, ära tee mitte midagi, suruvad maha püha maskuliinsust. See on julgusest tegutsemine, reaalselt maailma muutmine. Mulle üks sõbranna üks päev luges ühe ilusa poeetilise tüki naisele, naiselt, naine. Kui sa tahad muuta maailma, siis armasta meest ja mees muudab maailma sinu jaoks. On ju? Ilus. Polaarsused saavad kooskõlastuda. Erinevatel tegelastel on oma ülesanne. Omamoodi toetus teisele polaarsusele. Nii et siis siin inimhinge kuningriigis peavad meie jalad olema maa peal, pea taevas, hing kehas, sest nii on loodud, on ju, siin füüsilise maa ema peal olles. Taeva isalt ja hing kehas, on ju, meie oleme kanal, me oleme sild nende polaarsuste vahel. Reaalsus, tõde on see, et me oleme siin jalad maas, pea on taevas. Me oleme kahe vahel, me oleme sild, me peame tasakaalu looma. Tasakaalu looma, igatepidi tasakaalu looma. Et need hermeetiliste traditsioonide mõisted, mida ma esitan, need on pärit siis alkeemiast. Need on pärit hermeetilistest traditsioonidest. Ja enne iidset Egiptust kutsuti iidset Egiptust nime all Kem. Ja Kem ehk siis kemiisialased kutsusid iidset Egiptust Kem. Originaalnimi Egiptusel oli Kem, mis tähendas must või tume nende keeles. Kem, must või tume. Mõtle. Ja alkemet, alkeemia. Tumedalt maalt toome valguse, tumedusest valgusesse. Alkeemikud on valgustöölised. Valgustöö on alkeemiline laulatus inimese sees, polaarsuste vahel. Mentaalselt on võimalik sellest aru saada mõistuse koha pealt ja aru saades juba toimub alkeemiline laulatus inimese mõtete, tunnete vahel. Tumedusest valgusesse, on ju. Ignorantsusest teadmistesse, tarkustesse, valgustumisse. Et nad peidavad informatsiooni nii ilusti ära, et sa püüdleks mõtlema, kasutama oma mentaalsust, oma tundeid, mõtteid ja tundeid kooskõlla viima. Polaarsuste vahel, mõtted ja tunded on ka omamoodi polaarsused. Tasakaalu loomine on see, mis toob heureka. On ju. Et alkeemia, pimedusest valguse toomine, alkeemiline laulatus inimeses on polaarsuste teadlik sulandamine, lõimumine. Nagu jing ja jängi tants on ju. Musta sees on valge ja valge sees on must. Harmooniline tants, terviklik, ilus, puhas. Ajupoolte tasakaalustamine, nais- ja meesenergiate tasakaalustamine. Samuti on siis alkeemiline töö välises, sotsiaalses, kultuurilises mõistes. Mehed sünnivad meestena, et õppida, mida tähendab olla mees, mitte seksuaalne ebard, väärinfo ja mõjutuste tagajärjel, muutumas feminiinseks. Et see on mustade maagide töö. Samuti naised sünnivad siia maailma õppima, kuidas olla naine, mitte seksuaalne ebard, väärinfo ja mõjutuste tagajärjel.
nagu me oleme selgeks saanud, on inimene programmeeritav ja tema olemuse konditsioon sõltub sisestatud infost. Tekib küsimus, miks polaarsused tänapäeval on nii segamini ja inimesed on selle tulemusena katkised, on ju. Vaimselt on katki, seksuaalselt on lõhenenud, maailma pilt on igatepidi lõhenenud. Sellekohane haridus on lihtsalt väga-väga halb. Vanemad ei taha võtta vastutust isegi teadvustama, mida lapsed täna koolides ja peavoolumeediast nii-öelda õpivad. 3-aastased käivad juba telefonid käes ja ammutavad väga haiglast informatsiooni. Haiglastest inimestest, kes kõik on, mitte kõik, aga suuresti on selline nartsissistlik mina maailm, mina tean ja mina olen, vaata. Selline tarkus ei liigu ringi, et keda kuulata ja miks seda ei õpetata juba varakult lastele sisse. Et multikad on täis väära seksuaalse alatooniga ideid, mis reaalselt laste mentaalsele arengule on väga destruktiivsed. Nad ei oska isegi seisukohta võtta, et kas nad on mehed ja naised või poisid ja tüdrukud, sest kõik on nii fucking segane. Varaküpsele hingele, kes ei ole veel valmiski seda infot vastu võtma, aga seda pannakse sisse. Mõtle, mustad maagid teevad seda tööd, nad tahavadki, et maailm oleks oma seksuaalsetes polaarsustes täiesti katki ja lõhki. Minusugused mehed on kõige retsim hirm mustadele maagidele. Saad aru? Mees oma maskuliinsuses, samas oma naiselikkuses, hoolivas, kaastundlikus energias. Saad aru? Nad tahavadki neid seksuaalseid ebardeid, kogu see LGBTQ, see on kõik loodud, disainitud, väljastatud informatsiooni tagajärg. On ju? Aga see on kõik nii omaette veel teema, millest ma ei ole veel valmis niimoodi otse täiega veel rääkima, aga ma põimin seda sisse, et nagu jälle, need on need seemned, vaata, märka, mis maailmas toimub, miks seda tehakse, kuidas seda tehakse, näe, märka. Ja need loodusseadused aitavad märgata ja mõista, sest me näeme siis erinevaid aspekte nii-öelda, me näeme polaarsuseid, me mõistame vaimset lõhenemist, me mõistame tasakaalu. Pilt saab järjest selgemaks, on ju. Suur aitäh jällegi teie pühendunud tähelepanu eest, teie toetuse eest, teie abi eest. Ja suur aitäh sulle, et sa vaatad, kuulad ja teed seda iseendale. On ju. Ja see, et sa seda endale teed, sellega sa aitad reaalselt maailma kaasa. Maailma teadvusel tõsta. Mida rohkem tervemõistuslikkus tuleb maailma tagasi, seda kiiremini aitame me korda luua maailmas. Kaitseme isegi iseenda sündimata lapsi. Saad aru? See on tähtis. See on ülitähtis. Olge kenad, jagage, likeige, followge, tellige YouTube'ist Facebookist YouTube'i, Rumble'isse, lihtsalt aidake sellel infol levida. Teie abiga läheb see info kaugemale, jõuab õigete inimesteni. Just see, ta jõuab õigete inimesteni, kes on seda vaja, kellel on seda vaja, inimesteni, kes on valmis seda vastu võtma. Selleks on aeg ja koht, on ju. Ja nii ongi. Et video kirjelduses on infot, lugege nii Facebookis kui YouTube'is ja ka Rumble'is, et saate mu tööd toetada. Ja nii ongi. Suur aitäh teile. Ja paari päeva pärast juba näeme. Tšau!